taas kord laupäevane päev ja meie oleme siin Kõrvemaa suusa- ja matka baasis. Algamas on 21. Tallinna suusamaraton. Ilm on nüüd paar päeva olnud sulas, aga meie sportlasi ei mõjuta. Lähme vaata, mis nad räägivad. Laps läks suusakooli ja ise läksin ka ja nii ta ongi, ja see pisik jäigi külge, et hea olla peale seda, kui tüüaks sõitnud ja rahvaga koos olla ja et fun, et pigem parem ikka kui kodus istuda. Ja millised on üldse eesmärgid Estoloppeti maratoni lõpuks? On sul endale paika pandud midagi? No, tahaks ikka kõiki ära sõita, kõike kuud. Meelis, kus sina oma suusapisiku said ja mis sind täna siia maratonile toob üldse? Läänemaalt ja sõitnud tulen kogu aeg, kooli ajast. Aga maratonidel ei ole niimoodi käinud. Aga tuhhi on. Kuidas sina määrisid see aasta? Ise või lasid? No eks vastavalt ilmale tuleb ka määrded valida. No, täna on natukene soojema ilma määrded ja ise tegin suusad. Andres, kus sina said oma suusapisiku, mis sind täna siia toob üldse? Ja ei tea, ma mäletan ennast juba lapsena suusatamas. Juba 50 aastat peaaegu. Ei noh, ma olen siin ikka varem ka korduvalt käinud, ikka neid Estoloppetidel ikka siin sõitnud 10. Ei saa ilmast sõltuvad olla, et kui on plusskraadid, siis on plusskraadid, kui on miinuskraadid, siis on miinuskraadid, et see sula väga palju rajale mõjunud ei ole, et rajapõhi on hea, hommikune ülevaatus näitas, et rada peab vastu, eks see ole näha pärast võistlust, et kuidas see rada vastu pidas. 2 maratoni täna nüüd on selja taga, 3. on algamas. Kas kõik on hästi söönud? No siiamaani on kõik väga hästi ootuspäraselt suund, eks paistab järgmine nädal on Tartu maraton, pärast seda juba Alutaguse ja siis loodetavasti lõpetame selle 2019 hooajaga Haanja maratoniga ära. Ja kas peakorraldaja ise on ka saanud suusatada sel aastal? Olen saanud, aga mitte palju, võiks rohkem, et kuskil 100+ kilomeetrit on selja taga, aga eks nüüd, kui oma maraton on ära tehtud, siis jääb ka rohkem aega ise rajal käia.
olen palju trenni teinud palju trenni teinud? ja ma olen iga laupäev olen suusatamas käinud. Miia, me kõik nägime, kui kiires olid. Räägi meile, mis sa tegid selleks, et nii kiireks saada? Sinuga koos harjutad? Ma olen ta suur penna. Olen käinud väga palju trennis Jaakmaa suusakoolis ja seal ma arendan ennast kogu aeg. Veel kiirem saaks olla niimoodi palju rohkem trenni ja võistlustel võiks ka rohkem käia. No üks ilma numbrita mees astus ette ja siis ma sõitsin paksurume sisse ja siis ta murdiski, aga pole hullu. Kust maal see umbes juhtus, kuidas üldse täna rajal läks? Kust maalt aru said, et võit on sinu? No sain aru, et on ikka lõpus, sellepärast et peale kepi murdumist umbes 7 kilomeetrit enne lõppu siis ei olnud midagi kindel, sest et tagant võis väga lihtsalt järgi sõita. Rada muidu oli hea, lihtsalt mõnes kohas olid oksad. No ma üritan saada sõita ja võiks võimalikult hea koht ikka tulla igal etapil. No seda ei tea enne finišiant. Plaan oli rajale minna tegelikult pooleli treeningi eesmärgina, et lähen 3 päeva pärast Seefeldi, seal on siis maailmameistrivõistlused. Et alustasin rahulikult, esimese ringi kordagi ei vedanud, vaatasin, kuidas punt on. Ja murdiline punkt oli tegelikult alles 3 kilomeetrit enne lõppu, siis ma vaatasin, et Taavi hakkas vaikselt proovima ja siis vaatasin, et okei, et keegi ei lähe ja siis mõtlesin, et viimased 2 kilomeetrit jäänud, et proovin ise minna ja siis kõik jäid. Kuidas pärast maratoni lõõgastutakse nüüd? Sauna ja kerge päev homme, et puhata ja külma vanni ja et lihased ikka taastuks ja palju süüa kindlasti, et see energiat kulus kõvasti ja et kõik tuleb tagasi teha, mis siin rajale jäetud sai. Lihtsalt tuli võit koju täna. Ise küll poleks arvanud, sest et tulin suht iga trenni mõttes rajale, et hea pingutus saada. Aga nagu näha, suusk oli päris hea, treenerid on head tööd teinud ja endal oli tunne ka hea ja nii see võit tuli. Mis see murranguline hetk oli, kus sa said aru, et nüüd on kindel võit käes? Esimesel ringi lõpus püüdsin naised kõik kinni eest ja siis oli üsna selge, et täna võiks hea sõit tulla. Ja teisel ringil sai juba mööda minna naistest ja
nii see võit oligi. Arvutasin paremini. Arvasin tuleb kuskil 2,5 peale aega. Tuli 2,7, nii et väga äkki. Rada oli suht okei. Praegu kohta ütle midagi. Nendes oludes ütleks täitsa tivatoba. Ja esimene ring oli võib-olla minu jaoks tunnen veits liiga kiire, et nädal aega oli nagu nohu ja köha ja teise ringil ma hakkasin rõivu. Aga üldiselt väga mõnus. It's a little bit hard to me because I'm 50. Yeah, but it's a great track and I'm very good. I'm happy, yeah. Ei no need ajad võidu nimel pingutada on ilmselt selja taha jäänud, aga pigem nagu ikka siukene pühapäevasõit ja igapäevane sõit. Väga hästi. Varalt on lõpuni sõidetud ja rada oli hea, ilmale vastav. Ja jõuvarvusse ka õieti jaotatud ja võib rahul olla. Joogipunktid olid olemas, tüdrukud andsid hästi juua seal, tublid. Ja raamestrid võib kiita, et selle ilma jaoks rada oli väga hea.